Ma saan aru, et alati ei jõua kodus tööle sööki kaasa teha ja annangi sulle mõned ideed nüüd, kui sa peaksid järgmine kord lõunaajast poodi minema endale midagi ostma. Kõigepealt, mille tasub vaadata, on see, et sa saaksid oma valgud kätte. Kodujuust on väga hea variant selleks. Kui sulle kodujuust ei meeldi, siis proovi näiteks tuunikala. Kui sulle tuunikala ei meeldi, siis näiteks Selverist võtsin kana poolkoibasi. Nüüd need on ka hea valguallikas, lihtsalt nendega tuleb silmas pidada seda, et tavaliselt Selveris nad suht seal nõretavad rasvast. Ehk siis sa pead arvestama sellega, et kui sa neid sööd, siis sa ülejäänud päeval pead olema nii-öelda ettevaatlik, et sa liiga palju muud kraami ei sööks, ehk siis sa ei sööks oma päevast kaloraaži üle. Kui asjad on rasvased, nagu seal Selveri letis, siis on seda suht kerge teha, nii et seda saab silmas pidada. Selverist võtsin veel seekord kartuliputru. Kartulipuder iseenesest, kui seda kodus teha, saab teha nii, et ta ei oleks väga kalorirohke. Selveris on siin lisaks kartulile ja koorele ka veel teisi asju ja seda tasub ka silmas pidada. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et tähtis pole see, kui palju sa ühe toidukorraga sööd, vaid see, kui palju sa terve päeva jooksul sööd. Ehk siis, kui sa võtad selle endale lõunaks, kartulipudru ja koivad, ja ütleme, et siin on kokku 600-700 kalorit, siis sa pead lihtsalt arvestama sellega, et sa ei sööks ülejäänud päeva jooksul üle oma normi. Oma päevane norm tuleb välja arvutada, see sõltub sellest, kui aktiivne sa oled, kui palju sa kaalud, kas sa oled mees või naine, mis iganes. Selle sa saad ise välja arvutada, aga kui sa tahad teada, mida sa peaksid sööma, kui palju sa peaksid sööma, siis anna mulle teada ja hakkame tööle. Tšau!